ma ei tea mitte ühtegi inimest, kellele meeldiks, et igapäevaselt pildistatakse tema autot ja tema käike. Aga täpselt sellega meie Politsei- ja Piirivalveamet just tegelebki, sest keskmine juht satub umbes 30 korral nende pildi peale. Ja täna on väga hea võimalus küsida Riigikogust järele, miks see nii on, sest siin on koos nii politsei, Siseministeeriumi kui ka õiguskantsleri esindajad. Politsei tegelikult üheks oluliseks tööriistaks on numbrituvastuskaamera ja see on vajalik sellepärast, et me sellega me lahendame süütegusid ja tegelikult päästame ka inimelusid. Ja see õiguslik alus tulebki meile Politsei- ja Piirivalve seadusest ja korrakaitseseadusest. No kohe me vaatame neid pilte ka, mis teil kaasas on, aga tegelikult mina ütleks, et selle numbrituvastuskaamera järgi on täiesti tuvastatav ka selle autojuht, tema liikumine ja see näiteks minu õigusi riivab. No see numbrituvastuskaamera pilt ongi seatud niimoodi, et ta tegelikult võimendab seda registreerimisnumbrit ja seda muud on sealt üpris keeruline tuvastada. No kuritegude paljastamine, ennetamine, aga kas see väärib kõike seda, et me kõikide kodanike autode numbrid siis niimoodi pildistame valimatult? Meil on päris palju juhtumeid, kus numbrituvastuskaamera kaudu on saadud tõendid selleks, et mingi oluline kriminaalmenetlus lõpuni viia. On isikuvastaseid süütegusid, väga raskeid vägistamisjuhtumeid, kus on oluliseks tõendi allikaks. Need kaasused on käinud läbi ka kohtust. Ka kohus on öelnud, et numbrituvastuskaamera pilt on lubatav tõend. Ehk siis meie hinnangul on see okei. Kristi Mäe tõi välja, et politsei siseselt tehti selle aasta märtsikuus lausa 4000 päringut, mis puudutas numbrituvastuskaamerate pilte. Politsei sisekontroll vaatas üle päringute põhjused ja neist enamus oli tehtud raskete peitkuritegude uurimiseks. Siseministeeriumi vaatest on politsei tegevus numbrimärkide pildistamisel õigustatud. Politsei- ja Piirivalveameti seadus sätestab regulatsiooni siis politsei andmekogu põhimääruseks ja see sätestab konkreetsemalt siis need andmekoosseisud, mida säilitatakse kui kaua. No mina võin öelda, et keskmine inimene ei tea, kus kohas on need numbrituvastuskaamera. Kas teie oskate mulle öelda, kus siin vanalinnas kõige lähim on? Ei, ma peast ei oska seda kindlasti öelda. Aga kus see teave leitav on? Võt selles ma ei ole kindel, et kas see teave kuskil avalikult veebilehel üleval on, et see mõte käis ka siit tänaselt ühisistungilt läbi, et tegelikult see oleks mõistlik võib-olla tekitada selline ka veebis ühisteabe koht, kus kõik Eesti siis avalikud kaamerad oleksid kaardistatud, et inimesed saaksid ka veebis nende kohta teavet, aga tänavatel peavad olema vastavalt seadusele sellised sildid väljas. Kõik tundub justkui jokk olevat, ometi kuuldus hääli, et seadus on puudulik ja õiguskantsleri kantselei on sellise lausjälgimise pärast väga mures. Avalik võim peab tegutsema seadusandja ehk Riigikogu poolt talle antud raamides. Ja kui me nüüd vaatasime seaduseid, siis ühestki seadusest ei ole tegelikult võimalik välja lugeda, et sellist andmemahtu kogutakse. Tegelikult sisuliselt on ju tegemist isikuandmetega, sest kuigi küll kogutakse andmeid numbri kohta, autonumbri kohta, siis iga autonumbri taga on ju inimene, kes seda autot kasutab. Ja need andmed on riigile väga lihtsalt kokku viidavad, ehk siis tegemist on isikuandmete kogumise, isikuandmete töötlemisega. Ja selleks peab andma õigusriigis, peab andma selleks volitused Riigikogu. Pall on niisiis Riigikogu käes, kes peab tegema seaduses vastavad muudatused, et milliseid andmeid ja millises mahus saab koguda ja kes saavad neid andmeid kasutada.